võimalik, et ainuke asi, mis ma nägin, et inimesed olid 2 tundi seal väljas järjekorras seisnud, kui keegi tahtis siis trügida, mõned ikka mõtlesid, et nad trügivad sinna rongi peale, siis neile öeldi üsna karmilt, et mine nüüd, ma olen siin 2 tundi külma käes seisnud, et mine nüüd järjekorra lõppu. Aga see oli ainuke sihuke mingi hääle tõstmine või midagi sellist, mis ma nägin. Et mingit paanikat sellist küll midagi on. Selle kriisiga on seotud ka üks teine kohutav mõiste radiatsioon. Kuidas see teadmine radiatsioonist Tokyosse jõudis? Ma ei tea, kuidas see Tokyosse jõudis. Minuni jõudis see niimoodi, et ma sain emad sõnumi, et tuumajaamast on plahvatustele koju. Aga selles mõttes, et tõenäoliselt jõudis see inimeste üsna kiiresti, sest nii palju, kui ma aru sain, siis kõik telekanalid, kõik raadio, kõik paber, internet, kõik rääkis ainult sellest maavärin tagajärgedest, tsunami tagajärgedest ja siis sellest tuumajaama probleemidest, et millestki muust nagu eriti ei räägitud. Siin viimastel päevadel on väidetud seda, et lääne inimesed on tegelikult teadnud rohkem sellest õnnetusest kui jaapanlased ise. Kuidas sellesse väitesse suhtuda? Hea küsimus, et ma arvan, et kas te vihjate sellele, et riik võiks kuidagi tagasi hoida mingit teavet või mis mõttes? Jah, see on see mõte, mis on olnud, näiteks mida ameeriklased on väitnud, et jaapanlased on hoidnud teatud infot, radiatsiooni puudutavat infot nagu nii-öelda kuskil mingi katte all. Ja, üks asi on see, mis ma sõprade käest seal just Jaapani inimeste käest küsisin, et mis teie sellest arvate, kas riik räägib täielikku tõtt, et nemad ütlesid, et riik tõenäoliselt räägib tõtt. Ja kui Euroopa inimeste käest, Eesti sõprade kelle käest küsisid, siis nemad ütlesid, et riik tõenäoliselt ei räägi tõtt, et eks see tõde ole seal kuskil seal vahepeal, et ilmselgelt viimane asi, mida valitsus tahab, on paanikat. See oli siis Tokyo suuruses metropoliks, kus Tokyos elab 8 miljonit inimest ja ümber veel 36 miljonit inimest, et sellise kohta nagu mingit paanikat ei ole vaja. Ja nii palju, kui ma aru saan, siis tänapäeval see tehnoloogia, mis võimaldab sul ise seda radiatsiooni mõõta, et see ei ole vist väga, et inimesed saavad seda ise ka teha, et riik ei saaks seda nii palju varjata, et see tuleks ikkagi välja kohe. Aga ma arvan, et see tõde on kuskil seal. Võib-olla on niimoodi, et lääne inimesed ongi oma loomult kriitilised riigi suhtes alati. Alati, kui midagi juhtub, siis me hakkame riiki kiruma, aga Jaapanis on see kuidagi teistmoodi. Võib-olla, aga mõtlen täpselt, ma ei oska seda kommenteerida. Milline osa nendes sündmustes on sotsiaalvõrgustikel? Te olete selle ala inimene, olete tegev ettevõtja just sotsiaalvõrgustike alal ja interneti turunduse alal. Kuidas seda hinnata? See oli seal päris huvitav ja üldse igasugu suured kriisid on näidanud, et kui olulised ikkagi just sotsiaalmeedia mängib just kriisiolukordades. Et seal oli ka, et sellel päeval, kui see maavärin toimus, siis telefoni mobiilivõrgud läksid küll maha, aga data jäi üles, et inimesed said ikkagi mobiilidega minna Twitterisse või kuhugi, et Skype'i asju, et inimestega omavahel suhelda seal, et seda oli ka näha, et kui vaadata palju neid Twitterisse tegevus kasvas selle maavärina ajal seal Jaapanis, et see oli nagu meeletu sihuke hüpe ja üldse need sotsiaalvõrgustikud aitasid väga palju kaasa just info levikule. Seda nii kohalike seas, kus ma vaatasin, näiteks ma üks Jaapani sõber oli enamus ajast oli Twitteris, sest see on kõige kiirem koht, kus info liigub. Et kas või näiteks, kui üks hommik, kui ma hotellis ärkasin, oli sihuke päris tugev järeltõuge. Et niimoodi ikka, et hotellis seal mingid asjad liikusid ja tegid häält, et selle peale hommikul üles ärgata päris õudne. Ja kui ma CNN-i või mingi asja lahti lõin, siis seal nagu infot mingi järeltõugete kohta ei olnud, et selle sai käinud niimoodi, et tegin Twitteri lahti järeltõuge Tokyo otsingusse ja siis tuli välja, et inimesed kirjutasid, et olid viidanud kuhugi juba, et sihuke tõuge toimus Tokyost mingi 70 kilomeetrit ja nii edasi. Ja siis see oli Twitter, näiteks Facebookist rääkides, Facebook Jaapanis ei ole väga populaarne, seal on neil oma võrgustikud, aga Facebook on ilmselgelt populaarne nende välismaalaste seas, kes Jaapanis käivad. Ja näiteks mul oli terve Jaapanis oleku aja oli Facebookis kohe suur kast esilehel, mida ei saanud ära võtta, mis Facebook saab aru, kui sa oled Jaapanis, siis ta pani suure kasti mulle sinna, kus oli siis info just välismaalase jaoks, et näiteks, et kui elektrikatkestused on, et kus nad parajasti on, mis rajoonides, mis rongid sõidavad, et kõike sellist infot andis nagu Facebook otse mulle. Et see oli mõnest väga siuke
tänuväärt asi nende poolt. no see on iseenesest tore, et inimesed säutsuvad ehk annavad lühiteateid Twitteri kaudu edasi ja Facebookis vahendatakse infot. Aga kas me saame seda usaldada? Sest mingil hetkel võib ju olla, et tekivad mingid kõlakad, kuulujutud, need on ka kõik edastatavad selles sotsiaalvõrgustikus. Jah, ma arvan, et seal tuleb lihtsalt mängu see mass, et kui üks inimene räägib ja teised kuidagi kinnita või ei jaga seda edasi või ei kirjuta ka sellest, et siis ma arvan, see seab nagu kahtluse alla selle sõnumi usaldusväärsuse. Aga kui paljud seda teevad, siis tõenäoliselt siis tuleb juba oma mõtlemist kasutada, et kas see võib olla tõsi või mitte, et näiteks üks huvitav veel rääkides sotsiaalmeediast ja asjadest, siis väga paljud tehnoloogia inimesed on teinud erinevaid mash-up'e, ehk siis need on lihtsalt sellised veebiteenused, mis viivad kokku kaks erinevat veebiteenust. Et üks on näiteks selline, mis kogub infot rongiliinide kohta ja ütleme, et see üks rongiliin ja ta kogub kokku kõik teated, mis inimesed on selle rongiliini kohta jätnud Twitterisse ja siis seal ongi näha näiteks, et kui ma vaatan kuskilt ettevõtte kodulehelt, kas see rong sõidab, seal on kirjas, et võib-olla sõidab. Aga kui sa vaatad sealt Twitterist inimesed, kes on seal koha peal, praegu perroonil seisavad, ütlevad, et näed, et tegelikult täna ei sõidagi see rong. Et täiesti sihuke reaalajas info. Ja teised, mis on ka päris huvitavad tehtud, on, et näiteks need elektrikatkestused, mis on just, kuna need tuumajaamad ja igasugu infrastruktuur sai kahjustada, siis mingid need nii-öelda mash-up'id võtavad infot, need riiklikud selle energiafirma koduleht, mis paneb neid teateid, et nüüd sellel kellaajal on selles rajoonis teade ja lihtsalt võtab see Google'i kaardi rakenduse ja paneb need kokku, et sa näedki kaardi peal kohe, et täna õhtul on siin rajoonis katkestused, järgmisel päeval on siin rajoonis, et ja need on kõikide lihtsalt inimeste poolt, vabatahtlikute poolt tehtud sellised rakendused, et see on nagu nii neid kohalikke kui ka seal reisivaid välismaalasi väga palju aitanud. Seda on ajakirjanikul võib-olla kehv kuulda, võib-olla ühel hetkel ei ole meid ajakirjanikke üldse enam vaja, sest inimesed raporteerivad ise kõikvõimalikest kohtadest, perroonilt või kusagilt, ma ei tea, elektrijaama juurest, kui seal midagi juhtub ja kogu elu ongi sotsiaalvõrgustikus. Ma arvan, et see on lihtsalt, kuna mina olen väga sihuke tehnoloogia inimene ja ma näen neid asju nii nagu olen nagu võib-olla natuke rohkem kursis ja tarbin neid asju hästi palju, see ei tähenda, et enamus inimesi ikkagi, kas mul kodus oli, et nad tahtsid infot saada ja siis esimene asi, kuhu nemad läksid CNN ja et vaadata neid live-kaadreid ja asju. Ma arvan, et see on nagu, aga kindlasti need täiendavad üksteist. Te olete Jaapani fänn? Ja. Miks? See on klassikaline lugu, kus noorena vaatasin telekast Jaapani animet ehk Jaapani joonisfilm ja siis see neid rohkem vaatamise, ema viis mind Jaapani restorani ja siis teeks huvi nii selle Jaapani animatsiooni vastu, toidu vastu, siis ma hakkasin Jaapani filme vaatama ja siis mingi hetk, kui ma Tartu Ülikooli läksin, vaatasin, et see lõpetaks jaapani keelt. Siis mõtlesin, et okei, et võiks seda ka õppida ja siis vaatasin, et Tartu Ülikoolis saab minna Tokyosse vahetuse üliõpilaseks. Siis mõtlesin, et seda oleks ka lahe teha ja nii sealt on see eskaleerunud, et jah. Kas on võimalik jaapani keel ka selgeks saada? Kindlasti on, aga siis on vaja väga intensiivselt ja tegeleda sellega intensiivselt ja elada seal koha peal. Et ma olen ise aasta elanud koha peal, 2,5 aastat või 3 aastat õppinud seda, et selline suhtlustasemel saab hakkama. Ja ma ütlen, kriisi ajal oleks seal oluliselt raskem olnud niimoodi, kui ma ei oleks rääkinud seda keelt, et seal palju infot on ikkagi jaapani keeles ja oluliselt kiiremini ja efektiivsemalt saab seal niimoodi edasi, kui sa ikkagi natuke keelt räägid. Kuidas Jaapan on teid elus edasi aidanud või muutnud, ütleme nii? See on hea küsimus, ma ei oskagi öelda. Lihtsalt kuidagi see elu seal aasta siis Jaapanis õppides väga avardas maailmapilt ja esiteks kõik need tuttavad, kes ma sealt sain ja nii siis jaapanlased kui ka üle maailma. Ja lihtsalt see sihuke suurlinna elu on võib-olla mõjutanud mind väga palju, et ma olen väga suurlinnade fänn, et Tokyos ilmselgelt, et see on väga sügava mulje jätnud minusse. Kas te olete tundnud elus suuremat hirmu kui nüüd nendel päevadel Tokyos? Tõenäoliselt ei ole, et see oligi selline nii suur adrenaliini
jah, et ma ei ole küll tundnud, et see oli tõesti kõige, et jah, raske on uskuda, et selline asi juhtus, et ma ütlen, et need varem maavärinad, mis ma seal tundnud olen, on kõik siuksed, et noh, näed, et ruumis mingid asjad liiguvad ja maja natuke väriseb ja sellega noh, kunagi tõenäoliselt ei harju ära, et ikkagi, kui sa seal magad ja ärkad ja vaatad, et sul maja natuke liigub, et see on alati hirmus, aga kui see on nagu kordades tugevam niimoodi, et noh, siis noh, sa näed, jaapanlased on ka hirmul, et siis jah, see on nagu mõjutab sind päris hullult. Aga praegu töötate reklaamiagentuuris? Jah. Ja arendate just, üritate siis nii-öelda korraldada maavärinaid sotsiaalvõrgustikes? Jah, võib ka nii öelda. Et see on jah siuke ka selline valdkond tegelikult, mida ma tõenäoliselt avastasin Jaapanis elades just, et seal just vaatasingi, et noh, mis asjade kohta võiks uurida ja siis avastasingi just, et sotsiaalmeedia ja erinevad veebitehnoloogiad ja saaksin nende kohta lugema ja et võib-olla just, et ma selle valdkonnaga praegu tegelen, et võib-olla selle saab ka tagasi viia selle Jaapani kogemuseni. Lõpetuseks, kuidas muutub maailm aastal 2011? Noh, tegelikult on see aasta juba kestnud, aga mis toimub tehnoloogias teie arvates? Ma arvan, et mis on nagu Jaapan on hea case selle puhul on just mobiilid, et kõik muutub järjest enam mobiilsemaks, et noh, nii siis mobiiltelefonid kui ka tahvelarvutid, eks iPad ja sarnased, et järjest enam asju tehakse läbi mobiilide, et laptop muutub järjest enam siukseks, või noh, lauaarvuti juba niikuinii, aga laptop muutub järjest enam siukseks töövahendiks, aga just siuke info tarbimine, kõik see järjest rohkem just mobiilid ja need tahvelarvutid. Kas me peaksime selle tõttu muutma oma mõtlemist mingil moel? Ma arvan, et tavatarbijatel tuleb see niisamuti, et nad ostavad lihtsalt selle nutitelefoni omale või tahvelarvuti ja siis nende käitumine muutub selle uue tehnoloogiaga, kes lihtsalt võimaldab neile uusi asju, aga noh, see on nüüd ettevõtetele küsimus, kuidas nad saavad neid asju enda jaoks ära kasutada. Et teie omandate uusi nippe ja trikke just selle uue tehnoloogiaga? Ja kuidas te meid siis ära võlute? Seda ei tea veel. Ma tänan teid südamest. Millal te plaanite uuesti Jaapanisse minna? Kas te üldse plaanite? Võib-olla see on ära hirmutanud need sündmused, mis on toimunud? Ei, kindlasti ei ole ära hirmutanud, et ma ise sihiks praegu sügisel. Sest noh, Jaapanis on hea minna kas kevadel või sügisel, muu suvel on seal liiga kuum. Või noh, kui me Tokyost räägime just. Et ma ise tahaks sügisel uuesti minna, aga noh, praegu ei kujuta absoluutselt ette, et peab nagu uudised jälgima, et mis seal üldse edasi toimub, et praegu on küll väga kriitiline see. Suur tänu ja edu selles põnevas maailmas!